Vot, aga Mattias, nüüd on vist väga paslik aeg kutsuda lavale hoopiski teistsugune ja väga palju teistel teemadel kõnelevam. Võib-olla järgmine vestlusring saabki meile rohkem lahti selgitada, kuidas neid valikuid siis nii-öelda langetada, et kuhu siis ikkagi lõplikult oma oluline otsus panna. Just. Nii et me oleme siia kutsunud Tallinna rakenduslik kolledži karjäärinõustaja Helen Johansoni. Meil on ka mugavatel toolidel Brandem Baltic OÜ tegevjuht Minna-Maria Lõbus. MTÜ Continuous Action projektijuhi assistendi Nadježda Djuška. TalTech IT-kolledži direktor Kalle Tammemäe. Ja mis vestlus oleks ilma moderaatorita ja moderaatoriks on Eesti Töötukassa noortevaldkonna juht Olav Kersen. Head vestlemist! Tere päevast! Nagu juba kuulsite, minu nimi on Olav Kersen, olen Eesti Töötukassa noortevaldkonna juht. Ja täna me siis räägime vestlusringis teemast 100 võimalust, kuidas otsustada. Tegelikult ju neid võimalusi on palju rohkem kui 100 ja kindlasti me neid kõiki võimalusi väga detailselt täna läbi arutada ei jõua, aga mõtlesime siin üheskoos, et kuskilt otsast võiks ju alustada. Ja vaadata läbi vähemalt need võimalused, mis võivad gümnasisti peast läbi käia nüüd kevadel lõpetamise eel. Aga enne kui me sisuliste teemadeni jõuame, siis ma paluksin meie vestlusringi liikmetel ennast tutvustada ka, et kes te olete ja kust te tulete, millega tegelete. Et nimesid me juba kuulsime, aga võib-olla siis ütlete eesnime ja räägitegi lähemalt, kust te tulite. Aitäh! Ma olen siis Kalle Tammemäe, Tallinna Tehnikaülikooli IT-kolledži direktor. See on puhtalt administratiivtöö ja lisaks sellele veel Tehnikaülikooli IT-teaduskonna bakalaureuse õppe prodekaan. No, see ei ole veel kõik. Tegelikult on ka õppetööd SART-süsteemide alal, aga see on juba sügav IT. Aitäh! Tere, minu nimi on Nadia ja ma olen assistent MTÜ Continuous Actionis ja meie töö pakub noortele elukestvat õpet, mitteformaalset haridust ja uusi võimalusi, et oma oskuseid ja enda karjäärivõimalusi arendada läbi vabatahtliku töö. Aitäh! Tere, mina olen Minna-Maria ja olen siis värbamisagentuurist Brandem, kus me siis igapäevaselt tegeleme sellega, et aidata tööandjatel need parimad talendid üles leida ja siis nõustame ka selle poole pealt, kuidas neid talente siis hoida, et lühidalt. Ja tere, mina olen Helen. Mina töötan Tartu rakenduslikus kolledžis karjäärinõustajana. See on Eesti kõige suurem kutseharidust pakkuv kool, et meil on siis väga palju noori, kellel me aitame teha siis valikuid ja siis jõuda tööalaselt headeks professionaalideks. Aitäh! Nagu meie tänase arutelu pealkiri ütleb, et siis tegelikult valikuid on väga palju, aga ma alustaks võib-olla sellest teisest otsast. Et olen ka ise karjäärinõustajana töötanud ja käinudki gümnaasiumiõpilasi nõustamas ja vahel on kostunud ka minu kõrvu selline hoiak, et aga ma ei teagi, mida valida või ma ei ole päris kindel, et ma lihtsalt teen mingi valiku, mis on minu jaoks võib-olla ei ole kõige meeldivam, aga samas ei ole ka kõige ebameeldivam, et ma lihtsalt valin midagi, et minna nagu vooluga edasi, et mitte jääda toppama, aga see ei pruugi olla üldse mu lemmikvalik. Et mis teie nagu sellisest olukorrast arvate, et kui mõistlik see on teha niimoodi valikuid ilma, et see sulle otseselt meeldiks või isegi ei meeldiks, aga et lihtsalt midagi valida, et edasi liikuda. Kas see olukord on parem kui valiku tegemine, kas ta on kuidagi ohtlik, mis teie sellest mõtlete? Mina arvan, et see ei ole ohtlik. Sellepärast, et isegi kui sa teed halva valiku tegelikult, see on ikkagi mingi tegevus, mis annab sulle teada, et see asi ei sobinud mulle, et ka see on tegelikult teinekord ju väga hea teadmine, et mis minu jaoks ei ole õige valik. Aga praegu minu meelest on noortel ja tegelikult ka kõigil nii palju võimalusi ennast avastada, saada väga heal tasemel nõustamist. Koolid on nii avatud näitama, mida nende juures õppida saab. Et ma arvan, et väga palju häid võimalusi on leida, mis on sinu jaoks see hea valik. Ma olen Helen täiesti nõus, et ma arvan ka tööandjad on valmis tegelikult näitama erinevaid valdkondi ja neid tutvustama. Ja lihtsalt, kus see valikut teha, et ma arvan, et tasub uurida enda tutvusringkonnast, perest, sõpradelt erinevaid võimalusi ja
minu meelest on nagu tõesti suurepärased võimalused olemas, ma ei tea, karjäärinõustaja juurde minna. Et kas või siinsamas või siis tõesti koolide juures on olemas sellised spetsialistid, kes kindlasti aitavad sind ja toetavad. Ma nõustuks ka, aga ma arvan, et esimene samm minu enda kogemusest ja noorte kogemust oleks ikka kõige parem kaardistada need valikud, mis sul on ja need huvid, äkki teha siis nimekiri pluss ja miinused igal valikul või igal huvil, mis sul on ja siis järjestada neid ja siis see annab sulle ka võimaluse võtta natukene kaugust ja proovida need erinevad asjad, need erinevad valdkonnad, kuna tegelikult mis meile õpetatakse või mis meile surutakse noortele on tihti, et meil on vaja kiire teha otsus, aga tegelikult kaardistamine ja nimekirja kirjutamine aitab meil füüsiliselt näha, mis on meie võimalused, mis meie sees toimub, ja see annab ka natuke rohkem motivatsiooni enesealgatuseks, ehk siis pöörduda karjääri või nõustaja poole. Sellist eneseanalüüsi teha. Jah, just. Tuleb täiesti nõustuda teiega ka, et gümnaasiumiga on ju see, kus tuleb langetada valikuid. Ja pole ka isegi väga kriitiline, et millised täpselt need valikud on, kuivõrd 12 aastat kooliharidust on ikkagi veel murdosa kogu elust. Nii et siin jõuab veel palju asju ümber vaadata hilisema elu käigus. Aga alati on lihtsam, et kui gümnaasiumi lõppedes on midagi silmapiiril, mingised kindlad sektorid on välja valitud, et kuhu võiks see tähelepanu koonduda ja igal juhul see aitab edasi liikuda. Kõige tähtsam edasi liikuda, mitte seisma jääda. Tihtipeale noored on väga konkreetsed ja väga konkreetselt nad võivadki küsida, et aga kui mul ikkagi ei ole ühtki ideed, mida edasi teha, siin käis läbi, karjäärinõustamisele on võimalik minna, erinevaid variante on veel lisaks õppimisele, et milline võib-olla teie hoiak või arvamus selles suhtes on, et kas natuke kõlas siit läbi juba ka, et pigem võib-olla edasi õppida, kui midagigi silmapiiril on, aga kui midagi ei ole, kas pigem on siis mõistlik võtta vaheaasta, minna tööle, teha vabatahtlikku tööd või ikkagi see õppimine, järjest õppimine on oluline? No võib-olla ma kohe natuke jätkan, et sel juhtumil, et võib-olla me ei peaks kasutama ainult sõna õppimine, vaid lihtsalt ka enesearendamine. Nii et võimalik jah, et pärast vahetult neid õpiaastaid on soov teha mingisugune faasinihe, mingisugune muutus. Aga siis võib seda tõesti natukene aega kasutada selleks, et ennast edasi arendada mingisuguses teises võtmes korraks. Ja me siis tagasi pöörduda, sellepärast et õppimine on normaalse inimese eluaegne amet, et sellest ei saa üle ega ümber. Aga täitsa okei oleks minna näiteks kaitseväkke kas või mingiks perioodiks. See on väga suur eneseareng hoopis teises võtmes ja aitab endast selgusele jõuda. Ma täpselt tahtsin selle kaitseväe teemani jõuda, et kui ei oska midagi teha, siis tegelikult see on väga hea valik minu meelest, et kõige halvem valik on see, et jääda lihtsalt koju istuma, et sa ei tee midagi, et ka see, et sa lähed korra võib-olla välismaale, ei ole ka halb, et keeleoskust arendada, silmaringi arendada, et miks mitte, aga jah, et niisama ei tohiks käed rüppe jääda istuma. Ma olen alati pooldanud vaheaasta võtmist, kuna kui sa võtad vaheaasta või isegi akadeemilise puhkuse, see annab sulle aega peegelduda, võtta sammu tagasi, isegi kui sa oled mingi kodus perega, et see annab sul mõelda ja seedida läbi need valikud, mis sul on juba, ehk siis vabatahtlik teenistus on tõesti väga hea võimalus, et proovida ja panustada uute ühiskonda ja proovida läbi uusi teid arenemiseks. Ma arvan, tegelikult on mõlemad variandid head, et on tõepoolest hea mõte mõnikord ka otse edasi õppida midagi, sest õppimine on ka selline teatav rutiin ja harjumus, millega ehk on niimoodi otse jätkata teinekord lihtsam, et kui sul ei ole veel näiteks kohustusi, perekonda, laenusid, mida iganes pärast hiljem sul võib olla, mis sinu õppimist äkki enam ei toeta nii palju. Aga ma arvan, et ilmselt kõik karjäärinõustajad ütlevad seda, et tegelikult ei ole halbu ega häid valikuid, on lihtsalt see, mis sinule parasjagu sellel hetkel sobib. Et ja selle kõige aluseks on see, et sa tunned iseennast ja teed oma valiku vastavalt siis sellele ja mõnikord on tõesti mõistlik siis kas kaitsevägi, reisida, töötada, et kui sul on vaja seda aega, et iseendas kõigepealt selgusele jõuda. Aga kui nüüd liikudagi selle mõttega sinna poole,
et jah, kui noor ei tea, mida valida, et siis koguda enda jaoks neid kogemusi, proovida erinevaid asju, et saada paremini teadlikuks, on ju, et mis võiks mulle sobida. Aga kui ta nüüd seda valikut teeb, kas või ütleme, et teda huvitabki mingi kindel valdkond juba, aga ta mõtlebki, et kas ta peaks lähtuma rohkem nagu endast, et tõesti, mis mulle meeldib, mis on kuidagi südamelähedane, mis paneb silma särama, milles ma olen osav, või vastukaaluks siis, et lõpuks ju kõik me peaksime justkui jõudma tööturule või siis hakkama ettevõtjaks, kas peaks lähtuma ka sellest ja kui palju lähtuma sellest, et mida tööturg meilt ootab või mis vajadus on tööturul olemas, milliseid ameteid on vaja täita ja milliseid nii-öelda haridust sellest lähtuvalt ka on vaja omandada? No minu teada Eesti koolides ei õpetata ühtegi eriala, millel ei oleks hiljem tulevikus mitte ühtegi töökohta, kuhu minna. Ehk siis tegelikult mina valiksin ikkagi tulenevalt sellest, et mis on selle noore enda nagu sisemine kutsumus ja nagu Olev välja tõi, et sa valid siis kas või mingisuguse valdkonna või suundumuse, sest enamasti ju tegelikult me ei lähegi selles samas kitsas raamis niikuinii hiljem tööle. Ja tänapäeva töökohad eeldavad tegelikult väga põimunult, väga erinevate valdkondade teadmisi ja oskusi. Nii et ma arvan, et see iseendast tulenev valik tegelikult võiks parema tulemuse anda. Enda kogemusest rääkides ka, et isegi kui valida töö või liikuda sellesse suunda, mis on sulle kõige hingelähedasem ja tihti see võib ka mitte vastata sinu ootustele, ehk siis ma arvan, on väga tähtis, et nagu liikuda selles suunas või sektoris, kuhu sinu instinkt nagu viib sind ja siis olla paindlik sellega, et sa ei pea alati olema samal teekonnal või samal eesmärgil, mis sa endale oled seadnud, et on okei nagu liikuda selle vahel ja muuta oma teekonda, et saada uusi arenemisi ja uusi võimalusi, et areneda tulevikus oma karjääri poole. Ja siin tuleb võtta rahulikult, et neid valdkondi, kuhu on võimalik tööle minna ja neid ameteid, mille peale on võimalik mingi paari aastaga ennast kohandada, neid on tohutult palju ja pole mõeldavgi, et need on kõik koheselt selged. Et siin oli nimetatud instinkti, jah, võimalik, et ka mingisugune instinkt on, aga selleks on ikka kindlasti mingisugused ajendid. Et kuivõrd ma ise olen IT-s, siis mul gümnaasiumi ajal oli mingisugune 2 sellist knipsu, üks oli Tõravere observatooriumi külastamine, kus oli selline omaaegne arvuti ja teine oli üliõpilaste külaskäik kooli, kes näitasid sel ajal väga poppi taskuarvutid. Ja sellest käisid need klõpsud ära, et oli juba, ei saaks öelda, et instinkt on, aga tekkis juba mingisugune selline suund, et mida hakata lähemalt siis edasi uurima. Nii et jah, kindlasti tuleb meelde tuletada kõike seda, mis on kogetud, mis on nähtud gümnaasiumi ajal ja siis seda siis hakata võimendama. Ma arvan, et ühtepidi tuleb seda sisetunnet või instinkti siis nagu usaldada, aga teistpidi nagu ma leian, et on hästi oluline, et sa oled kursis, mida tegelikult tänapäeva tööturg vajab, et millised on need spetsialistid, keda me vajame, mis suunas on sul tegelikult hästi suur potentsiaal, et minu meelest see on ka äärmiselt oluline, et ikkagi nagu olla sellega ka kursis. Aga kui ma nüüd provotseerivalt küsingi, et millest ju meedias räägitakse ja mis igal pool andmetes ja statistikas ka väljendub, on see, et ikkagi IKT-sektoris on väga palju täitmata töökohti, vajatakse selle erialase haridusega inimesi, ka näiteks meditsiinis on ju, ka näiteks hariduses. Et Kalle, sina IT-kolledži direktorina, kas sa tahaksid, et rohkem noori jõuaks nagu IKT-sse ka teile kooli õppima? Vaieldamatult, see on mingi ajastu märk praegu, et IKT on sedavõrd nõudlik ja nii palju võimalusi on siin olemas. Et sageli paljude sektoritega tundub niiviisi, et need arenevad siin aastakümneid ja siis on mingis mõttes jõuab stabiilsele platoole. Aga IKT, IT-alal on areng olnud praegu jätkuvalt isegi eksponentsiaalne ja sellepärast selliselt järsult kasvab. Ja sellepärast me näemegi, et firmad on ootel, firmad ostavad üksteiselt üle töötajaid, ka ülikoolid on siis kogu aeg sellises kokkuleppe otsimise suunal, et kuidas balansseerida siis ühelt poolt tohutut tõmmet tööjõuturule ja teiselt poolt seda, et sinna tööjõuturule ei ole võimalik edukalt siseneda, kui ei ole sellist eelnevat, sellist üldist haridust
hariduspõhja all. Et jah, paraku ütleme, et IKT valdkond on selline tänapäeva ja ilmselt ka lähituleviku, raske öelda, kui suurt pikalt seda ette vaadates 10 aastaid pigem isegi, on selline põhivoolus või põhivoog. Aga tahaks loota, et ükskord saab see nii-öelda valmis ka natukene. Aga Teistele tuleb anda ka hingamisruumi. Jah, aga IKT valdkond, see on nagu äärmiselt lai, et seal on võimalus sees ka leida nii palju variante, et kus nagu toimetada ja kui vaadata nagu sellist nagu tuleviku töötajat või tööandja ootuseid, siis tegelikult selline IKT-oskus, tehnoloogia mõistmine, digipädevus, et ma arvan, et need on need märksõnad, mida tegelikult tööturg vajab, et kahtlemata nagu oluline. Või paar sõna lihtsalt juurde, et jah, et haridust on nii-öelda võrreldud, ütleme, tähttähekujulisega, T-tähekujulisena, et on mingisugune baas ja ütleme siis eriala tundmine. Aga ütleme, praegu pigem räägitakse, et on selline pi-kuju, ütleme, et peab olema ikka 2 sammast vähemalt. Et võib-olla tõesti, et üks on IT, aga teine on, ütleme siis mingisugune teine valdkond. Ja juba selle peal seisavad kõikvõimalikud platvormid palju paremini kui lihtsalt ühe tugiposti peal. Ma arvan, et see lõimumine on ka tegelikult järjest rohkem nagu suurenenud, et erinevatesse erialadesse tuuakse seda IKT komponenti sisse, ehk nagu siis tekivadki need sambad selleks, et jah, ja nagu sa ütlesid, Minna-Maria, et tõepoolest IKT-sektoris on kõiki teisi ametikohti ka, et kõik ei pruugi olla seotud programmeerimisega või tehnilise haridusega, vaid ka IKT-ettevõtetes on ju personaliosakonnad, finantsosakonnad, raamatupidamised ja nii edasi, et nad võivadki tihtipeale tähendada seda, et on vaja teadmisi sellest IKT-valdkonnast, aga ikkagi, nagu sa tõid välja, et seda teist sammast ka mingit teist haridust. Kui ma toon enda võib-olla ettevõtte näitele, et siis ka näiteks värbajad, kes värbavad neid IT-inimesi, et ka nendel peavad olema juba teadmised sellest valdkonnast, et nad saavad aru, mis vahe on erinevatel programmeerimiskeeltel ja nagu mõistma neid termineid. Et muidu on väga raske neid inimesi värvata, et juba ka värbamisse on tegelikult meil vaja seda tehnilist kompetentsi väga tugevalt. Väga tervitan selliseid oskusi. Aga kui korraks nüüd vaadata ka kutsehariduse poolele, et Helen, sina enne tõid välja, et isegi kutsehariduse puhul noor ei pea täpselt teadma või siduma oma tervet tulevikku või tööelu selle ühe erialaga, mida ta tuleb kutsekooli õppima, et see ei tähenda, kui sa õpid kokaks, et terve elu töötad näiteks kokana. Aga kas sulle tundub, et kutsehariduse puhul noored, kas nad siis teavad täpsemalt, mida nad tahavad teha või kas nad võiksid teada või peaksid teadma täpsemalt, mida nad tahavad teha. Et justkui, kui me räägime üldisest kõrgharidusest ja kutseharidusest, et kõrgharidus justkui võimaldab rohkem sellist paindlikku lähenemist, et ma võib-olla täpselt veel ei tea, aga ma saan millalgi spetsialiseeruda. Kas kutseharidus vastupidi nõuab alguses võib-olla rohkem seda täpset teadmist, mida ma tahan teha ja lähen tegema? Ja mulle tundub küll, et ta tegelikult võiks eeldada natukene täpsemalt, sest et erinevalt kõrgharidusest kutseharidust omandades tuleb kohe nii-öelda käed külge panna. Et tuleb kohe hakata tegelema praktiliselt selle erialaga ja minna ka reaalselt ettevõttesse praktikale, et suunduda nii-öelda juba õpingute ajal mõnes mõttes ka sinna tööturule ja sellest aru saada. Et ka enda ülikooli aega meenutades siis tõepoolest, et väga palju sellist üldist baasharidust, aga see, mis nagu minust nagu saama oleks pidanud, eks see selguski nagu pärast alles siis, kui ma ükskord ülikooli ära lõpetasin. Et enne seda arusaamist nii selgelt tegelikult ei olnudki nagu tarvis. Et aga tõepoolest ka kutsehariduses on väga palju neid paindlikke võimalusi ja tõesti ei pea keegi olema elu lõpuni kokk või siis vastupidi, sa saad nagu võtta mingisuguse selle teise eriala sinna kõrvale ja arendada mingisuguse oma niši sinna ja olla selles väga edukas. Võib-olla julgustaks siia juurde, et tegelikult tänapäeval inimesed teevadki mitmeid karjääre, et ei ole see, et sa valid nüüd kutsehariduse näol ühe suuna ja see jäädki seda tegelikult kogu aeg tegema, et selline elukestev õppe ümberõppimine, et ma arvan, et see on väga aktuaalne teema. Sellepärast me usume, et kui on kui suudava valikut teha kutsehariduse või ülikoolihariduse vahel või isegi karjääri vahel veel, siis mind on ise ja aidanud
vabatahtlik töö, kuna siis sa saadki valida selle sektori, selle suuna, kus sa sooviksid proovida enda oskusi laiendada ja uusi kogemusi saada, mis nagu varustab sind tulevikus teadmisega, mis viib sind kas kutsekooli või ülikooli. Et sellised lisakogemused annavad seda sissevaadet jälle juurde. See annab selle hetke hingata ja nagu kui mõelda ja peegelduda, kas see on tõesti minu jaoks. Ma näen, et tööandjad tegelikult üha rohkem väärtustavad ka seda, ütleme, sellist mingit koostööpõhist tööd või siis vabatahtlikuna kuskil toimetamist, et kuigi ütleme, et tööturgu tuleb ka harida ja meie ka alati julgustame tööandjaid, et uurida ka selle kogemuse kohta. Enne tuli Kaitsevägi jutuks, et uurida ka näiteks inimesed, kes on Kaitseväes käinud, et mida ta täpselt seal tegi, et mis oli tema roll. Võib-olla sai tegelikult väga väärtusliku juhtimiskogemuse sealt. Et mitte alahinnata neid kogemusi, et mis on siis väljapool nii-öelda töökogemust otsest. Et mina olen ka hästi poolt selles osas, et lihtsalt neid tuleb rohkem väärtustada, neid kogemusi. Sest nende ümber on vist palju ka mitte kontseptsioone, mis tähendab, et kui sa teed vabatahtlikud tööd või sa oled sõjaväeteenistused, sa teed ühte konkreetset asja, aga tegelikult on hästi lai valik ja sa pead ise valima, mis on sinu huvi erialades ja kuhu sa sooviksid enda tähelepanu ja arenemist suunata. Et siin ülikoolis näeb ka selliseid paradoksaalselt, et need, kes on tulnud ülikooli pärast kutsekooli näiteks või ütleme pärast armeeteenistust või võib-olla ütleme pärast mõneaastast või aastast tööd kusagil vabatahtlikuna, on rohkem distsiplineeritud, eneseteadlikud, teavad paremini põhjust, tagajärg, seoseid ja natukene, neil on natuke kaugem vaade. Et huvitav küll, selline miksune aastane erinevus teinekord et annab sellise suure eelise siis ka kõrgkoolist toime tulemiseks. Et jah, see kinnitab sedasama diskussiooni algust, mis meil siin oli, et kas peab minema kohe ülikooli või võiks natuke vahet pidada. Kindlasti osade jaoks sobib. Aga osade jaoks on selline enese kasvatamine või enese arenemine kusagil väljaspool, natuke teises kontekstis, ka kutsekoolis, et kus on natuke konkreetsem see õpe, on väga abistav edasises karjääris ja tegevuses. Ja kui me hakkasime siin natuke juba võrdlevalt kõrgharidusest, kutseharidusest rääkima, et võib-olla täpsustaks selle fakti ka vaatajate jaoks üle, ja see käis Kalle sinu jutust ja Helen sinu jutust ka läbi, et tegelikult kui valida näiteks kutseharidus enne, omandada kutse keskharidus, siis pärast seda on võimalik minna ka kõrgharidusse edasi õppima. Kas vastab tõele? Absoluutselt. Sest miks ma praegu selle esile toon on, et tihti ka õpilastega rääkides arvatakse jällegi, et asjad lähevad lukku. Ongi kutseharidus, terve elu olen kutseharidusega saadud, kõrgharidus, terve elu kõrgharidusega. Ja absoluutselt ei lähe lukku, et on võimalik lõpetada kutsekooli ükskõik mis erialal, kui sa omandad kutse keskhariduse, minna samas valdkonnas edasi kõrgharidusega, minna valida endal hoopis teine valdkond kõrghariduses. On võimalik tulla vastupidi kutsekooli pärast ülikooli, mida tehakse väga palju, et selgub, et selline üldteoreetiline haridus ei toeta näiteks tööturul, et on vaja praktilisi oskusi juurde. Et tegelikult õnneks on Eesti haridussüsteem nii paindlik, et igal hetkel on võimalik teha muutusi ja midagi juurde õppida. Ja me natuke hakkasime juba rääkima sellest teemast ka, et mida siis tööandjad ootavad või mida nad siis vaatavad selle noore puhul, kes neile kandideerib. Ja kostus läbi on see vabatahtliku töökogemus, et Nadja, et kui palju sinu kogemuse järgi on seda erinevates kohtades arvesse võetud, et noor on teinud mingit vabatahtlikku tööd või käinud kuskil teenistuses, on ju vabatahtlikus teenistuses. Kas tööandjad, kas koolid seda sinu kogemuse, sinu kuuldu põhjal nagu arvestavad? Jaa, kindlasti, et ma olen märkanud Continuous Actionis, et kui noor tahab sisse astuda ülikooli ja neil on eelnevalt vabatahtliku tegevuste ja teenuste kogemus, siis nad saavad tavaliselt kõrgemad punktid ülikooli sisse astudes. Samaga see aitab ka kutsekoolis neil valida, mida nad sooviksid edasi sooritada oma elus. Ja samas ka paljud karjääri poolt on see, et
paljud vabatahtlikud, kes on olnud meil kas välismaal või siseriiklikud, et need organisatsioonid või need alad, kus nad on juba vabatahtlikuna olnud, et nad päris tihti lähevadki edasi selle karjääri suunas, võib-olla isegi jäävad sinna organisatsiooni, kus nad juba töötasid ja lõid võrgustikku või siis nagu otsivad võimalusi, mis on sarnased selle tööga, mis nad juba on sooritanud. Ja mis ma olen väga kuulnud enda poolt ka, et see on väga täiendlik ja väga väärtuslik töö, kuna siis see annab sulle enesedistsipliini, enesearendust ja uut teadlikkust iseendast ja aitab ka, sa saad aidata noori enda ümber ka, kui nad ei tea, mida nad soovivad sooritada. Ja vabatahtlik töö võib kesta kas kuni 1 aastani, et see ajavahemik on enda valida. Aga kas sulle tundub, et on siin mingit vahet ka, mida teha, et ka Eestis on ju, ütleme, kultuuriürituste, spordiüritustega seoses võimalik kaasa lüüa, kas tööandja vaates ja võib-olla seda pärast Minna-Maria oskab veel täpsemalt kommenteerida, kas tööandja vaates teeb üldse vahet või kuidas tööandja sellesse suhtub, kui ta näeb, et kellegi CV-s on, et käisin Tartu maratonil abiks või käisin vabatahtlikus teenistuses 9 kuud näiteks kuskil välismaal? Ma arvan, et selles on kindlasti nagu erinevus, kuna peamiselt Eestis ongi lühiajaline vabatahtlik tööfestivalidel, spordiüritustel, mida noored sooritavad päris tihti, sest see tähendab, et neil on nagu lühiajavahemik seda teha, aga see on tore töö ja see annab nagu inimesele enda väärtust, mida nad ja kannab uusi kogemusi, aga samas see väga erineb pikaajaliselt vabatahtlikust tööst, kuna sa oled ikka samas kohas, samas riigis võib-olla, või see kestab nii lühikest aega, et see võib-olla ei saagi täiesti seedida või peegelduda, mida see kogemus sulle andis. Ja tavaliselt need asjad toimuvad väga kiirelt. Aga teisel pool, kui sa lähed 9-kuulisse vabatahtliku teenistusse, see muidugi see võib olla väga raske. Alguses eriti, kui inimesel on välismaale mineku ees ka hirm ja see annab rohkem ruumi enese arenemiseks ja uute kogemuste omastamiseks, mida sa isegi võib-olla ei ootanud sellest vabatahtliku teenistuse saamisest. Kas see on suhtlemine inimestega, esitlemine või nagu see annab sulle võimaluse ka arendada neid oskusi, neid huvisi, mida sa ise juba soovid, aga on vaja motivatsiooni ja enese algatust ka kindlasti. Ja kuna meie pakume mitteformaalselt mitteformaalset haridust, mis on rakendatud Euroopa Solidaarsuskorpuse poolt vahenditest, siis on noortel võimalus minna välismaale või Eesti erinevatesse kohtadesse, mis juba nagu võtab neid nagu enda komfortzoonist välja ja nad kogevad juba uusi inimesi ja uut kogukonda, ühiskonda enda ümber ja adapteerivad uute kohtadega. Võib-olla natuke ütleme siin oponeerina, samal olen täiesti nõus ka, aga oponeerina on selles aspektis, et just me need väga lühikesed sellised sutsakad, ütleme korraks seal Tartu maratoni aidanud ja nii edasi. Tegelikult ütleme, tööandjad need siiski ei kõneta. Et just nimelt, et selline natuke ikkagi pikemaajaline kusagile suhe mingisuguse organisatsiooniga või sellise vabatahtliku tööpakkujaga on selliseks kinnituseks, et ollakse suutelised fookust hoidma ja ütleme sihipäraselt tegutsema. Sest et kui näiteks inimene astub ülikooli, et see on noor, siis me eeldame seda, et tal jätkub seda fookust 3 aastaks vähemalt, kui ta valib bakalaureusõppe või kui ta läheb integreeritud õppe peale, näiteks ehituses, siis on 5 aastat on väga selleks vajalik. Või ütleme, kes peab silmas akadeemilist karjääri, palun väga, ütleme, et 10 aastat tuleb seda fookust hoida minimaalselt. Nii et jah. Üks asi, mis ma mainin ka veel selle pika teenistuse juures, et selle lõpus kas see kestab 9 kuud või 1 kuu, sa saad noorte passi, mis on nagu, mis näitleb nagu sertifikaat tööandjatele ja annab võimaluse individuaali ennast analüseerida, peegeldada neid kogemusi, mis ta on saanud sellel vabatahtlikus teenistuses.
aga selle tööandja vaatelt võib-olla, et ma ise näen, et tööandjad, nõustun selles mõttes Kallega, et kindlasti vaatavad seda või otsivad seda, et nad näeksid seda pühendumust, järjepidevust, seda sihikindlust, fookust, et seda nagu pigem näitab võib-olla natuke pikem selline projekt, aga samas minul on palju kogemusi, kus nendel vabatahtlikel on nagu erinevaid projekte, aga nad ongi järjepidevalt tegelenud erinevate projektide toetamisega, et see tegelikult on ka selles mõttes variant, aga mis ma võib-olla veel välja tooks, et ma kindlasti ei taha propageerida, et kõik välismaale läheksid, aga selline välismaa kogemus on minu meelest hästi väärtuslik, see hästi arendab silmaringi ja ma näen, et üks selline võib-olla tuleviku töötaja kompetents on kindlasti, ühtepidi me saame sellist võõrkeeleoskust juurde kindlasti välismaal, aga teistpidi sellist suhtlemis-, kommunikatsioonioskust siis erinevate kultuuride, erinevate rahvustega. See teeb meid empaatilisemaks, see laiendab meie silmaringi ja minu meelest sellises globaliseeruvas tööturus maailmas on see üks ääretult oluline kompetents, et mida siis on võimalik saada. Et variant ongi kas või Erasmusega 1 aasta kuskil mujal 1 semester olla, et see juba tegelikult avardab silmaringi ja annab hoopis teise vaate. Et see on asi, mida mina võib-olla kahetsen, mida mina kooli ajal ei teinud. Et siis... Või mida mina teha ei saanudki, ütleme, et see oli niivõrd ammu juba. Aga tegelikult on täiesti nõus, et just nimelt, aga samas kui välismaale minna, mingisuguseid oskusi või võimeid arendama, siis task list või ülesannete loetelu peaks ikkagi olema ära tehtud, ütleme, et 1, 2, 3, 4, 5, et nende asjadega ma ütleme, et ekstra tegelen, ütleme, et arendan keeleoskust, ütleme, et käin, ütleme, seal teatud suhtlusringidesse, ütleme, et või ütleme, mingisuguseid absoluutselt, see peaks eesmärgipärane olema, on ju. Jah, just nimelt, et mingisugune loetelu eesmärkidest. Ja pärast, ütleme, on see kasutatav, et saab ette näidata, et jah, käisin, ütleme, nendes need 1, 2, 3 valdkonda, ütleme, et nendes olema nüüd natukene tugevam kui keskmine inimene. Et see maksab positiivselt, tuleb tagasi. Ja praegu me rääkisime väga palju juba sellest, et kuidas võib-olla tööandjad arvestavad seda vabatahtliku töö kogemust. Aga Nadja jutust käis läbi ka, et tegelikult ka koolid ju võivad arvestada seda vabatahtliku töö kogemust. Et kuidas teil näiteks IT-kolledžis ja Tartu rakenduslikus kolledžis on, et kas on reaalseid nagu näiteid või selliseid kogemusi ka, kus mõne noore puhul on nagu kaalukeeleks saanud see, et tal ongi võib-olla olnud see mingisugune vabatahtliku töö kogemus, ükskõik mis valdkonnast siis? No meie näiteks alustuseks ju alati vestleme kõikide oma õpilastega, et kui ta oma motivatsioonikirjas kirjutab näiteks, et tal on mingisugune kogemus kuskil mujal sarnases valdkonnas, või räägib sellest vestlusel säravate silmadega, et siis absoluutselt on see kindlasti selliseks boonuseks, et ta võiks saada valituks. Ja kui ta on tegelikult ikkagi teinud juba erialaga väga konkreetselt seonduvaid ülesandeid, omandanud seal mingid väga praktilised oskused, siis võtaprogrammiga tegelikult on võimalik ka seda üle kanda. Et seda kindlasti saab teha. Aga ma võib-olla isegi veel lisaks, et ega tegelikult see, et saada seda välismaa kogemust, et see ei tähenda seda, et sa ei peaks minema näiteks kutseharidusse või ülikooli, et seda tegelikult on võimalik ka teha nii, et astud siis ükskõik kumbasse ja teed seda oma õpingute raames ja just nimelt fokusseeritult siis nagu oma erialale, et tegelikult on see ka veel üks lisavõimalus. Et minna siis vahetusõpilaseks? Näiteks vahetusõpilaseks, praktikad, Erasmus pluss ja tegelikult veel palju programme, et nii kõrgkoolid kui kutsekoolid pakuvad seda tegelikult ka õpingute raames, et see tegelikult ei peagi tähendama üldse lihtsalt vaheaasta võtmist. No, Helen nimetas siin väga õigesti, ütleme, sellised vestlused, ütleme, et nende juures tuleb see välja, ütleme, et millised on need täiendavad kogemused ja mida siis saab mingi vahe tegemiseks saab arvestada. No paraku, ütleme, et ülikooli vastuvõtt käib enamasti, ütleme, riigieksamite baasil osadel erialades on see vestlus, ütleme, et seal see kindlasti, ütleme, ilmneb, aga kus on selline fikseeritud eksamit või, ütleme, testid, ütleme, et seal paraku, ütleme, kahjuks, ütleme, et see väärtus jääb välja toomata. Küll aga ülikoolis on ka ju need samad Erasmus visiidid, et kus üliõpilasel on võimalik kandideerida Erasmus stipendiumile, et minna, ütleme, ühte või teise kõrgkooli ennast 9 semestriks või, ütleme, terveks aastaks täiendama. Ja nendel puhkudel on kindlasti vestlus üliõpilasega ja kui seal on, ütleme, et mingisugune sellised sotsiaalsed lisapunktid, et mis tulenevadki just nimelt sellisest, ütleme, erinevas kultuuri kontekstis
töötamisest või panustamisest, siis ütleme, need on väärtuslikud ja need võivad anda eelise. Ehk siis, mis praegu nagu kõlama jäi, on see, et võib-olla neid väikseid vabatahtliku töö sutse nii väga ei arvestata, et pigem seda pühendumust ja enda sidumist millegi pikaajalisemaga, samas nad kindlasti võivad olla väga hea hüppelaud, et saada pikaajaliselt mingi projekti liikmeks, olla meeskonna liige, et kuskilt peab alustama, algul jagadki võib-olla Tartu maratoni joogipunktis jooki ja lõpuks oled juba korraldajate meeskonnas. Aga praegu me rääkisime sellest, et kuidas võib-olla siis koolid ja tööandjad seda vabatahtliku töö kogemust arvestavad, aga liiguks võib-olla natuke sinna poole ka, et kas see hariduse omandamine, siis mingi õppekava läbimine, olgu see siis kõrghariduses või kutsehariduses, kas see ka on piisav, et tööturul olla siis pärast tööandja silmis atraktiivne kandidaat? Et jällegi, justkui meie arutelus siin täna tuleb välja, et nii palju peab lisaks tegema, aga kas tegelikult on niimoodi, et kui sa oled kusagil juba õppimas ja pärast seda sul on plaan ikkagi asuda tööturule, kas ainult selle õppekava läbimisest piisab või kas siin peaks ka rohkem õpilane siis mõtlema juba ka gümnaasiumi ajal, enne kui ta läheb edasi kutsekooli või kõrgkooli, juba mõtlema kas mingisuguse praktilise väljundi peale, ka vabatahtliku töö peale või midagi kolmandat, mida ülikooli või kutsekooli kõrvalt siis juba teha, et garanteerida endale rohkem see võimalus leida see sobiv töökoht. Võib-olla siis natukene alustan, et tõepoolest ülikooli diplom, mis on pidulikult üle antud ja millele jõudmiseks on järjepidevalt need 3 aastat õpitud, ei ole veel absoluutne garantii, et siis see lõpetaja meeldib tööandjale, et kui ta sel hetkel esmakordselt kohtub selle tööandjaga. Et kas või et IT-s meil on siin 10 firmasid, mis arendavad tarkvara, kõikidel on oma metoodika, oma sisemine kultuur, omad töövõtted ja tegelikult ülikool põhimõtteliselt ei ole võimeline siis neid kõiki läbi mängima. Et ülikool püüab siin kohas et olla selline laia tausta tagav, mille pealt on võimalik edasi minna. Nii et tööandja peab siis sellise lõpetajaga nii või teised arvestama, et paar kuud kulub aega, et need spetsiifilised töövõtted, töövahendid ja töökultuur selgeks saaks. Et ei ole automaatset sellist lahendust. Muidugi natuke aitab kaasa praktika, ka ülikooli hariduse õpingute ajal kohtutakse ettevõtetega, ka ettevõtete esindajad tulevad ülikooli ja siin võib mingisuguse väga huvitav näide näiteks on see, et IT-teaduskonnas 30% õppejõududest on tegelikult väljaspool ülikooli. Nii et selles mõttes selline töökogemus, teadmine, ka kultuuri, sellised raasukesed, piisakesed, et laekuvad igapäevaselt ka ülikooli, üliõpilaste ette ja üliõpilaste kätte. Ja päris sellist mustvalget üleminekut ei ole kusagil olemaski. Mingisugune stardikapital on kõigil ülikooli lõpetajatel olemas, aga ikka on vaja kohaneda spetsiifilise keskkonnaga, kuhu asutakse. Kas ma võin lisada ka, et meile on jõudnud päris mitu noort, kes on just lõpetanud bakalaureuse ja magistrid ja neil on soov töötada spetsiifilises sektoris, aga neil ei ole seda töökogemust, et sinna pääseda. Ja vabatahtlik töö loeb praktika peale ülikooli ka, mis aitab õpilastel kohaneda peale ülikooli lõpetamist ja tõesti seedida see ülikooli lõppi, mis nad on teoreetiliselt õppinud ja panna see praktikasse. Need kogemused väga lähevad käsikäes. Jah, nii saab ka. Mina näen, et võib-olla tööandjad on ka rohkem avatumad võtma siis seda otse siis koolist tulnud inimest endale siis tööle ja mingis mõttes on see hea variant, et sa saad ise kujundada, natuke voolida, õpetada seda inimest, et see on tegelikult pluss, aga mis ma võib-olla nendele tudengitele või siis äsja kooli lõpetanud uutele või tööotsijatele ütleksin, et nad peavad olema ise kindlasti proaktiivsed. Ehk ise huvi tundma, endast märku andma, ma ei tea,
et ei piisa sellest, et sa võib-olla kuskile saadad enda kontaktid või CV, võta ühendust, suhtle, anna teada, et tegelikult sa pead ennast lihtsalt ise nähtavaks tegema, et sind märgatakse, et sa pead olema ise aktiivne. Ja noh, praegu ma ütleks, et see tööturg üleüldiselt, et on meil hästi selline kandidaadikeskne ja see tegelikult soosib seda, et noor inimene saab peale ülikooli lõpetamist tegelikult oma valdkonda nagu tööle lihtsamalt. Et praegu kindlasti tasub nagu selles mõttes ise olla aktiivsem ja need võimalused, ma arvan, on olemas kindlasti. No mina kutsehariduse kohta tegelikult julgeks öelda küll, et jah, sellest tunnistusest piisab, kui sul on toetavad isikuomadused ja sa ise nii-öelda oled valmis tööl asuma selles valdkonnas, sest kutsekooli ei saa lõpetada nii, et sa pole kuskil nii-öelda praktiliselt seda tööd proovimas käinud, sa oled kindlasti kuskil ettevõttes juba saanud päris pika kogemuse, et selge on see, et ühtegi tunnistust et ei ole sellist tunnistust, et mille saaks ükski kool välja kirjutada, et nii, nüüd see on sul olemas ja mitte kunagi sa enam mitte midagi juurde õppima ei pea. Aga kui see noor jah, nii-öelda saab meie koolis selle tunnistuse kätte, et kui ta vähegi tahab, siis tal on võimalik selle tunnistusega minna tööle. Ma olen nõus, siin on need isikuomadused tegelikult hästi määravad, et seal juures. Ja ma saan ka kinnitada, et omamata isiklikku, ütleme, kutsehariduse kogemust küll, aga ütleme, et on, nii palju kui ma näinud olen, siis kutsehariduse lõpetajad on tõepoolest konkreetsemad ja ütleme, et suudavad siis kindlatesse töökohtadesse, kindlasse sektoritesse sisse minna. Otse, ilma mingi probleemita. Aga tüüpiline on see, et just et ülikooli selline laiem baas, et annab sellise stardiplatvormi, aga edasi peab ikka natukene veel ronima, et saada, et need spetsiifilised võtted kätte saada. Ja noorte puhul mis mina nagu olen tunnetanud, et on natuke sellist kärsitust, et nad tulevadki ja tahavad hästi kiiresti siis juba hakata reaalselt asju tegema, seda tähendust ja kõike, et lihtsalt natuke tuleb kannatlikum olla, ma arvan, et kui sa tuled otse ülikoolist, et siis et see õppimisprotsess veel jätkub. Ja enne kui me omavahel rääkisime, et siis jäi see ka kõlama, et mingil määral nagu tööandjad tulevad sellele noore kärsitusele vastu ka, et on juhtumeid, kus noor krabataksegi õppimise pealt juba ära kuhugi tööle, nii kõrghariduses, rakenduskõrghariduses kui ka ilmselt kutsehariduses. No vaat, see on, tuleneb just selles, et tööandjatel on omad projektid ja tähtajad. Need on kogu aeg liiga ligidal. Ja ütleme, seal pole võimalik üldse oodata. Nii et tööandja jaoks ei sobi see, et ta näeb küll, et võimalik, et kusagil üks noor on võimalik, tõenäoliselt lõpetab sinna aasta või 2 pärast, aga ta peab selle töökoha koheselt täitma, et tuleks toime siis nende deadline'idega, tähtaegadega. Ja siis seepärast ongi, et need tööandjad on, et enne kui üliõpilane jõuab majja või hoonesse siseneda, on juba tööandja jõudnud ära krabada, et meil siin põleb, meil on siin palgad nii kõrged ja inimene murdub. Aga see ei saa lõputult niiviisi kesta, et ükskord tuleb ikkagi endale selline jalgealune ehitada, millega saab kestvalt edasi toimetada. Me tegime Brandamis siin paar aastat tagasi tudengite uuringut, kus tegelikult tuli välja, et tudengite jaoks on oluline, et see tööandja arvestaks selle kooliga ja nad tegelikult väga tahavad seda kooli siis ka lõpetada selle töö kõrvalt, aga tulebki see elu ja projektid tulevad peale, eks, et see on nagu selline paratamatus, et ma palju kuulen just IT-valdkond, ehitusvaldkond, et ongi see, et tuleb see töömaht nii suur peale, et nad lihtsalt kool jääb nagu tahaplaanile kahjuks. Et ma arvan, et see on üks probleem, millega tuleb tegeleda ja mille osas siis võib-olla tööandjate südametunnistusele natukene rõhuda, et lasta siis rohkem olla paindlikum ja lasta see kool ikkagi ära teha. Et ma arvan, et see on väga suur väärtus. Ja peab ütlema, et osade tööandjatega, just suurematega on sellised kokkulepped ka ülikoolidel olemas, et ikkagi, et tööandja vaatab seda või küsib, et kas õpitakse kusagil, et mis faasis ja kus kohas nende õpikutega ollakse ja siis otsitakse selliseid paindlikumaid töölahendusi. Ja tegelikult aitab väga palju kaasa, kui see tööandjaga küsib, et kuidas sul läheb seal ülikoolis, kas sa seal ka liigud edasi. Et see on tohutu motivaator. Ma olen väga nõus, et see on oluline teema, et oskan ka sellise statistika välja öelda, et tegelikult 68% kõrgkooli õpilastest töötab õppimise kõrvalt.
kas siis osakoormusega või kes täiskoormusega. Ma ei oska öelda, mis see statistika kutsekooli koha pealt on, et kui palju kutsekooli õpilased töötavad siis samal ajal. Aga mis ma tahtsin, Helen, sinuga üle täpsustada, on see, et kas ma saan aru, et kutsehariduses siis enamus erialadel praktika toimub ka tööandja juures, et ei ole seda, et ma kuskil oma kooli õppeklassis lihtsalt teen seda asja läbi, vaid lähengi reaalselt tööandja juurde, tööandja keskkonnas seda praktikat tegema. Ja et need töökoja praktikad on õppe alguses selleks, et siis saaks mõnel erialal on lausa ohtlik kohe lasta inimest päris nii-öelda töökeskkonda. Aga jah, et suundutakse oma õppe jooksul absoluutselt kindlasti kõikidel erialadel ka reaalse tööandja juurde. Ja meil ka juhtub tihti seda, et suundutakse praktikale, aga praktikalt võib-olla kas tullakse tagasi küll, ja mõnikord ei tulda ka muidugi, aga jah, et sellest praktikakohast saabki nagu see nii-öelda tööandja niimoodi väga sagedasti tegelikult. Aga nüüd me rääkisime väga palju juba sellest tööpoolest, et kuidas siis nii-öelda noor jõuaks tööturul tööandjate silmi atraktiivsena, et mis ta kõik peaks selle jaoks ära tegema. Aga kui me räägime praegu sellest gümnaasiumi lõpetamise olukorras olevast noorest, mida tema veel saaks teha, et muuta oma võimalusi paremaks, et pääseda siis kutsekooli või kõrgkooli sisse? On teil mõtteid? Ülikooli vaates on täiesti selge, et see, milleks kool ja gümnaasium on mõeldud, et seda tuleb hästi teha ja isegi ülihästi teha. Et just nimelt siin rääkides IT-st või inseneeria valdkondades, no ütleme Tehnikaülikoolis, on selge, et hinnatakse just nimelt kõrgeid tulemusi siin loodusteadustes, matemaatikas, füüsikas, osaluste olümpiaadides, et need on kõik asjad, millele on võimalik juba kooli ajal tähelepanu pöörata ja nii-öelda koguda endale sellist kapitali, millega edasi liikuda. Olümpiaadid käisid läbi, no see on päris karm, eks ole. Teaduskoolid, erinevad kursused, mida kõrgkoolid pakuvad. Et on sellised just nimelt erikursused, IT erikursused koolide juures, mida hinnatakse ja mille läbi on võimalik saada täiendavaid konkursipunkte. Et need momendid on arvesse võetud, selles mõttes ülikoolid ka järgivad seda, et kuidas koolid arenevad, milliseid programme kusagil tehakse. No tähelepanu all on näiteks ka siin 3 kutsehariduskeskuses toimub 4-aastane IT-õppe, et ka on selge, et need lõpetajad on ka sellised potentsiaalselt tugevamad ülikooli kandidaadid, kuigi tööandjad tahavad neid ka. Nii et siin tööd tuleb nagunii teha. Kas vähemalt nende erialade puhul, kus toimub ka vestlus näiteks, kas seal võetakse üldse arvesse sellist õpilase initsiatiivi või motivatsiooni osaleda erinevatel ülikooli üritustel või kutsekooli üritustel ka, et olgu see siis tudengi või õpilasvarjuks käimine, avatud uste päeval, erinevad kursused, võib-olla ongi riigieksamite jaoks ettevalmistavaid kursusi pakutakse näiteks? Jah, et ülikoolis on ikka, ütleme, selliseid võimalusi, et koolidega koostöö on pigem selline kasvav trend ülikoolis endas ka, et ülikooli üldse selline ei ole koht, ütleme, et mis algab pärast keskkooli või gümnaasiumi, vaid ülikool on juba mingis mõttes ju gümnaasiumites alati presenteeritud. Ja see koolide koostöö on väga mitmekülgne. Nii et kõik neid momente, ütleme, püüdaks arvestada, aga loomulikult on suurema kaaluga on need, ütleme, et kus on selline võistlusmoment, kus on, ütleme, mitmed koolid omavahel selgitavad välja, ütleme, tugevamaid, silmapaistvaid ja on selge, et ütleme, neid siis ülikool ka, ütleme, ekstra püüab haarata ülikoolid. Nii et siin on juba, võistlus on juba päris mitmetasandiline. Kuni, ütleme, et ka Eesti oli, ütleme, ainult see ring ei ole piiratud ainult Eestiga, maailm on avatud, Euroopa on avatud ja tähendab, et tublid gümnasistid kindlasti avardavad oma vaadet siin Euroopa laiuselt, eriti kui keeleoskus on ka hea. Ei saa takistada. Aga võib-olla selline natuke vastuoluline küsimus, aga kuna ma tõin juba selle fakti sisse, et päris paljud kõrgkooli õpilastest töötavad ka õppimise kõrvalt. Mis teie arvate sellest variandist, et kui juba gümnaasiumi õpilased töötavad siis õpingute kõrvalt,
kas see on pigem pluss, pigem miinus, on siin ohukoht, kas see on jälle selline lisab atraktiivsust kandidaadile, kes tahab kutsekooli või kõrgkooli jõuda? Ma arvan, et see oleneb ka sellest, et kus see noor töötab. Et üldiselt mina näen nagu enda töös, et kutsekoolis on lihtsalt nii palju selliseid praktilisi asju, mida peabki tegema koolis koha peal ja kui see tööl käimine hakkab segama just sellepärast, et sa ei saa füüsiliselt sinna kohale minna tundi, et siis tekitab see probleeme. Samas mina ise töötasin kogu oma gümnaasiumi õpingute aja ja lihtsalt mul oli selline töökoht, mis tegelikult minu sellist üldkultuurilist arengut väga palju toetas ja ajaliselt ei seganud minul koolis käimist, nii et põhimõtteliselt minu jaoks oli see pigem nagu hea kogemus ja pärast toetas tegelikult ka ülikooli ajal sellise endale meelepärase, mitte lihtsalt nii-öelda ellujäämistöökoha leidmist. Et see ilmselt nagu oleneb hästi palju sellest töökohast. Kindlasti just, ma töötasin ka gümnaasiumi viimased aastad ja mul juhtus niimoodi, et ma lihtsalt põletasin ennast välja, kuna ma ei töötanud paindlikus töökohas, see oli rohkem, et saada lubada endal nagu edasi elada, aga samas õppida edasi ja nagu see, ma arvan, et see tõesti kindlasti mõjutas ka minu otsuse, et võtta vaheaasta, et võtta selle pausi ja tõesti peegelduda, mis ma sooviksin edasi teha, kuna ma ei tahtnud enam ennast läbi põletada ja tahtsin olla, aidata endal areneda, aga samas olla ka hea enda vaimse tervisele. Ma oleks sama meelt, et see on siiski natukene ohukoht. Et gümnaasiumi lõputunnistus on siiski selline väga selge vahejoon siin oma haridusteel ja sellega mängida saab ainult väga ettevaatlikult, et tõesti, võib töötada suvel, eks ole, võib käia, me juba korduvalt nimetatud Tartu maratonil jooki jagamas, aga osaleda kogu projektis seal alates sealt metsa langetamisest kuni raja tegemisest ja kuni selle võistluse protokollide kokkukirjutamiseni arvatavasti võtaks nii palju tähelepanu, et sel juhtumil kool kannatab ja jäetakse endal selline kriitiline platvorm saavutamata, millest sõltub kogu edasine tööelu. Ma olen nõus, et hästi ettevaatlik peab kindlasti olema, aga mina ise töötasin terve gümnaasiumi ajal ja see oli hästi paindlik võimalus lihtsalt ja ma näen, et see tegelikult annab sellist iseseisvust, sa oskad rohkem vastutada ja sellist tööharjumust, et mis toetab ka tegelikult ülikooli õpinguid, aga samamoodi ma nagu rõhutaks, et see on hästi individuaalne, peab olema ettevaatlik ja ei tohi kindlasti liiga teha oma vaimsele tervisele. Aga kui on näiteks minu jaoks keskkooliõpilane, kes pole kordagi elus isegi suvel midagi teinud, vaata see on minu jaoks ohumärk näiteks, et mitte midagi, et kas või ka vabatahtlikku tööd või ma ei tea, jäätist kuskil müünud. See on vist teine äärmus. No vot, aga neid on ka olemas, et pigem ma nagu julgustan, et vähemalt suvel teha, et see kindlasti ei sega kooli ja kui võimalik, siis on selline paindlik variant, et siis ikkagi ka juba keskkoolis seda töömaailma nii-öelda nuusutada. Ehk siis sellega te olete kõik nõus, et gümnaasiumi lõpuks võiks noorel vähemalt olla mingisugunegi töökogemus, kas või vabatahtliku töökogemus või siis nii-öelda mingi sidumine ennast mingisuguse projekti või ettevõtmisega, mis annab justkui sellist kogemust või teadlikkust juurde. Just, kindlasti. See on plussiks. Aitab ise ennast ka, et teada oma huvialasid. Aga seda tänast aruteluringi siin ette valmistades, et me tegelikult küsisime sisendit ja arutasime praegu nende noortega ka, kes on selles olukorras ja ütleme, sellest lähtuvalt tuli siis selliseid huvitavaid teemasid või huvitavaid küsimusi või olukordasid ka välja. Ja ma praegu küsikski teilt niimoodi huvitavalt, et natuke me enne jõudsime seda ka arutada, et tekitab ilmselt siin erinevaid arvamusi, vastuseid ka, aga et milliseid valikuid tehes ma üldse võin, kui üldse oma tulevikku ära rikkuda? Kas on võimalik midagi nagu niimoodi valesti justkui valida või ebasobivalt valida, et see rikubki midagi minu jaoks nagu edaspidiseks ka ära? Ma arvan, et see on päris paljudel noortel praegu, kes on selles valiku olukorras, see on üks reaalne hirm, et kui ma teengi vale valiku, mis siis justkui edasi saab?
nagu Helen enne ütles, minu meelest ka see valevalik tegelikult õpetab sind, et see annab sulle ikkagi ka mingisuguse selle kogemuse juurde, sa saad jällegi analüüsida seda, et mina nagu julgustaks, et mingi samm tuleb ikkagi teha, eks, et ei ole hullu, kui... Ei ole hullu, kui see ei ole päris see, mis sa võib-olla ootasid või soovisid, et seal saab nagu ümber mängida ja ümber mõelda. Et ma nagu ei julgeks nii-öelda, et see rikuks elu ära. Üks või teine. Siin on vist, ütleme, selline üks kriitiline moment on siin just oma nii-öelda vaimne tervis. Ütleme lihtsalt, ütleme, et oma ajuaparaat on ülejäänud elu jaoks ülivajalik. Ja ütleme, et kõik tegevused, ütleme, mis võib-olla seda halvendavad, et ma ei tea, ütleme, siin räägime siin tõesti, ütleme, nendes terminites nagu narkootikumid või alkohol või kuritegelik tee, või ütleme, et need ilmselt rikuvad ära tulevase elu. Jätavad jälje, sügava jälje. Et see ei ole, ütleme, asi, ütleme, mis on kogemuse teema. Ei, absoluutselt, seda ma isegi ei mõelnud, et see tundub iseenesest mõistetav, hästi äärmuslikud asjad. Aga minu mõttes on, et ma ei usu, et on võimalik täiesti oma elu rikkuda, et me peaksime olema tänulikud, et meil on see võimalus, et seda elada, aga mis nagu vahepeal pingutab mind, kui sellised mõtted lähevad mööda on, et kui ma mõtlen, et see, mida ma teen praegu, kas on võimalus, et ma kahetsen seda 10 aasta pärast. Ja minu arust on see nagu see hästi raske tunne, mis mõjutab ka minu valikud nagu tulevikus tegudes, et kas see, mida ma teen, kas ma tunnen, et ma pean seda tegema või on see mu soov ja tahe seda teha. Ja see, ma arvan, nagu mõjutab, kuidas me tunneme enda tuleviku poolest. Ma arvan, et see dilemma käib terve elu mingis etapis kõigil meist läbi mingite valikute osas. Aga usun, et iga valik on tähtis ja see on saatumus ja isegi halvad elu. Aga see valik võiks olla selles mõttes nagu läbimõeldud, et sa arutadki inimestega, et sa ei pea tegema seda üksi. Sul on võimalusi nii palju, kellega arutada, keda kaasata selles mõttes, et kasuta neid võimalusi. Ma arvan, see võib olla selline märksõna siin. Et kas see just nagu elu lõpuni sul kõik ära rikub, aga süke tegevusetus tegelikult ikkagi raiskab, ma arvan, kõige rohkem aega. Et kui ma mõtlen isegi kas või enda peale, et mina ka täna ei tööta selles valdkonnas tegelikult, et mida ma ülikoolis õppisin, et ma ei saa öelda samas, et see oleks nüüd vale valik selle pärast ja ma arvan, et ma ei tea, mida ma veel võib-olla elu jooksul õpin või kuhu ma veel tööle võin sattuda, et see on igati loomulik. Et mõtted muutuvad. Paradoks on selleks, ütleme, et kui aju ei kasuta, siis võtab loodus sult selle ära. Ehk siis kokkuvõtteks ei tasuks karta eksida, et meil kõigil juhtub ja kui juhtubki tulema selline haridus või töövalik, mis ei ole sobiv, see mingis mõttes aitab ikkagi edasi, et sa tead, mida sa edaspidi võib-olla tahad vältida või mitte uuesti valida. Eks neid ämbreid tuleb ka kolistada. Ämbreid tuleb ka kolistada. Väga hästi. Teadma, kus nad on. Väga hästi, aga ma näen, et nüüd hakkabki meil aeg otsa saama, aga meie toredad päevajuhid tahtsid ka veel midagi ilmselt küsida meil. Just. Ja, aitäh ka meie poolt. Taas kord vist ei olnud küsimusi, millele me ei oleks saanud vastust, aga siis paar tükki on. Ja ma ise mõtlesin ka ühe välja. Kui me eelmine kord, meil oli siin umbes paar kuud tagasi, oli siis üheksandikele mõeldud karjääripäev, siis kerkis üles päris palju seda teemat, et tööturg nii-öelda muutub hästi kiiresti 21. sajandil ja siis mul endal tekkis selline küsimus, et kui teile tuleb kandideerima tööle siis mingi inimene, kellel on näiteks hästi tugev haridus, oletame, et tal on baka, võib-olla isegi magistrikraad, ta on hästi tugevalt haritud, aga selle vastu tal ei ole suhtlus, ei ole nii hea, ta pole võib-olla nii palju reisinud, võib-olla empaatia pole nii arenenud ja selle vastu tuleb siis kandideerima inimene, kes näiteks ei ole üldse selle konkreetse haridusega inimene, aga ta on hästi palju reisinud, tal on super empaatia, hästi hea suhtleja, et kuidas te seda tasakaalu leiate või kuidas te tunnete, milline valik nagu domineerib pigem praegusel tööturul? Süüke küsimus. No, mina ise julgustaks värbama ka seda potentsiaali, ja selles mõttes seda nagu just seda sisemist põlemist või seda motivatsiooni, ja ma leian, et noored tänapäeval üldse on nagu
väga intelligentsed, nad loevad palju, kuulavad erinevaid podcast'e, et saavad nagu sealt ka neid teadmisi ette. Aga ma arvan, et see on hästi raske valik, see sõltub väga sellest otsitavast positsioonist, et mis kompetents siis seal oluline on, eks, et ühtset vastust ma ei oskagi öelda praegu, et siin oleks ühe või teise poole võib-olla diskrimineerimine isegi, on ju. Aga ikkagi mina julgustaks neid oskuseid ja seda potentsiaali just nagu värbama, et ma näen ise ka, et tudengid on nagu meeletult motiveeritud tegelikult tööd tegema ja see nagu, seda peaks tööandja nii-öelda ära kasutama, seda motivatsiooni ja tahet, et see on võib-olla see potentsiaali küsimus ka, et mõlemal juhtumil on mingi potentsiaal olemas, aga see nõuab veel tööd. Ja no ütleme, mingis valdkonnas eksperdiks saamine võtab aastaid, ütleme, räägime siin võib-olla 7 aastat, võib-olla see 10 aastat, ütleme, siis on inimene, ütleme, valdkonnast, ütleme, nii-öelda super ekspert. Ja kui on võimalik anda seda aega, ütleme, siis areneb igal juhtumil, ütleme, et võidakse nii kaugele ka areneda. Aga oleneb nüüd tööandjast, et kui tõesti, nagu siin öeldud, need tähtajad põlevad, tähendab, sel juhtumil vaadatakse ainult väga kitsalt, et kas oskad seda, tee see näidisülesanne läbi ja sel juhtumil me võtame su tööle. Või vastupidi, sorry, ütleb seekord mitte. Arusaadav. Eks see ongi siuke väga keeruline ja suhteline küsimus vist, aga üks huvitav küsimus, mis on mind ennast ka tegelikult mõtlema pannud, on selline. Kas erialale kandideerides võib olla ka nii-öelda ülekvalifitseerunud? Et neid oskusi on nagu liiga palju, et öeldakse, et sul on potentsiaali on nagu, et potentsiaali allika, me otsime neid võib-olla, kellel ei ole nii palju neid oskusi, et sa võtad justkui nagu koha ära kelleltki. Et tuled oma kuldmedaliga ja kõik 5 tunnistusel. Jaa, või see nagu nii juba oskad. Näiteks tuleb õppima tarkvara, aga võib-olla on juba 5 aastat ise tarkvara alal töötanud. Jah, väga head näited ja kusjuures ütleme, et see on ütleme reaalsus iseenesest, ütleme, me näeme alatasa, ütleme, et näiteks bakalaureusõppesse tulevad need, kes ütleme mingis teises valdkonnas on omandanud doktorikraadi. No kujutage ette, ütleme, nad on õppinud pärast ülikooli veel, ütleme, siin 4-5 aastat, kirjutanud doktoritöö, kirjutanud teadusartikleid ja siis tulevad bakalaureusõppesse. Ühelt poolt tundub, et ülimalt ülikvalifitseeritud, aga nad on teinud teadlikult, ütleme, nad niiguvad kusagile kõrvale, et ehitavad just niisugust 2 või 3 tugeva sambaga ehitist ja ütleme, et sellepärast tulevad sinna. Ja ütleme, kuivõrd ütleme, neil on see eelnev mingis õppimise suutlikkus ja kogemus olemas, tegelikult nad saavad tulevad väga hästi toime. Kuigi ütleme, et õppejõudude jaoks see võib olla ütleme, selline šokeeriv, ütleme, et vaadata seda, ütleme, mis on auditooriumis, eks ole, ütleme, need, kes ei tea asjast veel mitte midagi, eks ole, ja siis on need, ütleme, et kes on juba horisont on nii kaugel, et isegi ei adu ära, ütleme, seda valdkonda. Tööandjatena võib-olla tooksin veel juurde selle, et mul on päris mitme ettevõttega olnud seda, et kui kandideerib keegi, kellel on doktorikraad juba, et miks ta ikka kandideerib või miks ta teeb, et ülekvalifitseeritud, et seda nagu kardetakse. Et ma ei saa ise sellest nagu aru, kui inimesel on väga selgeks endal mõeldud, et siis nagu ei tohiks olla küsimust. No, ta tunneb lihtsalt, et üks sammas on puudu, ütleme, et kus selles ja see on vaja ära teha. Ja isegi kutseharidusse tuleb ikkagi aeg-ajalt inimesi, kellel on doktorikraad, aga ta tahab mingi praktilist oskust ükskõik kas siis endale või kõrvaltegevuseks. Ja või siis tegelikult tullakse ka ülikoolist, kus on võib-olla IT-õpe olnud liiga teoreetiline, teinekord väga praktiliselt näiteks õppima programmeerimist või ka ehituse valdkonnas on juhtunud seda, et kirjutatakse, et kuulge, et meil on see nii palju mingit joonestamist ja asju, et ma tahaks nagu näha, kuidas päriselt see sein nagu üles kerkib. Et selles mõttes ei ole minu meelest nagu sellest probleemi, et võib ikka tulla. Järelikult ei ole ikkagi jõuame samma tagasi, et mitte kunagi ei ole midagi uut õppida või minna hoopiski pöörata päevapealt kannapööre ja hakata hoopis midagi muud õppima. Aga suur tänu teile. See oli väga silmaringa avardav. Aitäh.